No tere, täna räägime Aleksander Suurest. Näete, siuke tegelane oli. Ja seekord ma alustan küsimusest. Mis see suur selles nimes tähendab? Miks on ta Aleksander Suur? Ja kui te nüüd mu juttu kuulate, siis pange tähele, pange oma aju tööle ja otsige minu jutust ise. Mõelge ise selle peale, miks selline nimi. Ja ma tulen lõpus selle juurde tagasi. Aga eelmisel korral oli juttu sellest, kuidas pärslased oleksid peaaegu Kreeka vallutanud, aga lõpuks kreeklased siiski võitsid. Kreeka-Pärsia sõdade järel tõusid Kreekas eriti esile kaks tugevat linnriiki, Ateena ja Sparta. Ühtlasi esindasid nad kahte vastandlikku maailmavaadet. Ateenlased pidasid tähtsaks demokraatiat, sõnavabadust, kunsti, filosoofiat. Seevastu spartalastele oli tähtis ustavus oma riigile ja nad väärtustasid jõudu ja distsipliini. Ateenlastele ei meeldinud spartalaste mõtteviis ja spartalastele ei meeldinud Ateena demokraatia. Võiks öelda, et mis siis, laske üksteisel olla sellised, nagu te olete. Aga ei, nad pidid omavahel sõdima hakkama. Ja siis puhkes nende vahel Peloponnese sõda, mis kestis mitukümmend aastat ja kõik Kreeka linnriigid valisid selles sõjas poole, olla Ateena poolel või olla Sparta poolel. Ja see sõda venis ja selle käigus laastati Kreeka põhjalikult ära, palju inimesi sai surma, hävitati linnu ja põlde ja nii edasi. Pärast kõiki neid omavahelisi sõdasid olid Kreeka linnriigid vaesunud ja muutunud nõrgaks. Ja nüüd me jõuame otsapidi tänase teemani. Samal ajal, kui kreeklased omavahel sõdisid, tugevnes Kreekast põhja poole asunud Makedoonia kuningriik. Makedoonlased olid kreeklastele lähedane sugulasrahvas, kes võttis kreeklastelt üle kombeid ja oli muidu ka üsna sarnase kultuuri. Erinevalt kreeklastest oli neil kuningriik, mitte palju linnriike. Esialgu oli see riik väike ja ei olnud eriti tugev, aga samal ajal, kui Ateena ja Sparta üksteist nõrgestasid, siis makedoonlased hõõrusid kavalalt käsi kokku ja kogusid vaikselt rikkust, jõudu ja mõjuvõimu. Selles oli eriti osav Makedoonia kuningas Philippos II ja kui aeg oli küps, siis aastal 338 enne Kristust ta lihtsalt kasutas võimalust ja vallutas nõrgestatud Kreeka linnriigid järjest ära. Sellel Philipposel oli poeg nimega Aleksander. Noh, see on seesama Aleksander, kellest nüüd siin juttu tuleb. Temast on palju põnevaid lugusid, aga ma räägin ühe sellise loo. Kui Aleksander oli 10-aastane, tõi üks kaupmees Aleksandri isale, sellele Philipposele müügiks hobuse, keda keegi ei olnud suutnud taltsutada. See hobune oli metsik ja vägivaldne, ta ei lasknud kellelgi enda turjal istuda. Aga siis Aleksander tuli, rahustas natuke hobust, istus talle selga ja ratsutas temaga. Kõik olid nagu, et mis mõttes, ta ei saanudki surma või? Aleksander oli nutikas ja ta taipas, et see hobune käitub nii seepärast, et ta kardab oma varju. Ja siis Aleksander kasutas seda teadmist ära ja suutis hobuse taltsutada. Ja isa oli muidugi, wow, poeg, ostis talle selle hobuse ja ütles, mu poeg, sa pead minema ja leidma oma ambitsioonide jaoks piisavalt suure kuningriigi. Makedoonia jääb sinule väikeseks. Aleksander oli väga teotahteline ja uudishimulik. Juba lapsepõlvest peale vaimustus ta korraga nii sõjapidamisest kui ka õppimisest. Ta harjutas sõpradega sõjapidamist ja kuulas kangelaslaulusid kreeklaste sõdadest Pärsia vastu. Ta oli ka väga hästi haritud, sest isa Philippos palkas talle õpetajaks tolle aja ilmselt kõige targema mehe, ühe maailma ajaloo tuntum ja filosoofia teadlase Aristotelese. Aleksander koos oma sõpradega õppis Aristotelese käest teadmisi kõiksugu valdkondadest, meditsiinist, filosoofiast, kunstist ja nii edasi. Kui Philippos II aastal 336 enne Kristust suri, sai Aleksander kuningaks. Kohe hakkas ta ellu viima oma suurt unistust, vallutada ja hävitada suur pärslaste impeerium. Nagu te võiksite varasemast mäletada, siis tõesti kreeklased ju võitsid Pärsiat, eks ole. Aga see tähendas ainult seda, et Kreeka jäi neil vallutamata. Pärsia tohutu impeerium püsis ikka veel koos, eks ole. Ja see oli ikka veel meeletult palju suurem ja võimsam kui kogu Kreeka ja Makedoonia kokku. Aga Aleksander võttis endale eesmärgiks sellele lõpp teha. Aastal 334 enne Kristust tungis Aleksander Pärsia impeeriumisse ja hakkas seda nii-öelda otsast vallutama. Ta vallutas Väike-Aasia, siis Foiniikia, siis Egiptuse, siis Mesopotaamia. Pärsia kuningas Dareios III saatis talle pidevalt uusi vägesid vastu ja alati oli nii, et pärslaste sõjavägi oli suurem, aga alati õnnestus Aleksandril imekombel võita. Sealjuures ta ise ratsutas lahingus tavaliselt esimestes ridades ja riskis oma eluga, aga samas see innustas meeletult tema sõjamehi. Ja ta ei kaotanudki elu jooksul mitte ühtegi lahingut. Seepärast peetakse teda üheks läbi aegade geniaalseimaks väepealikuks. Aleksander liikus edasi Pärsiasse ja sealt veel edasi ida poole. Selleks ajaks Dareios juba põgenes Aleksandri eest ja Dareiose enda mehed enam ei usaldanud ka teda, sest ta oli nii saamatu ja lõpuks tapsid ta ära.
Aleksander tahtis jätkata vallutamist ja jõudis isegi Indiani välja. India oli viimane maa idas, mille kohta kreeklased üldse midagi teadsid. Hiinast ei teadnud nad eriti midagi. Indiast ka tegelikult suurt midagi ei teadnud, kui et see on lihtsalt üks väga kauge maa. Indias olid sel ajal oma väikesed kuningriigid ja Aleksander jõudis siis India piiridele ja võitis seal ka mõned lahingud ja ilmselt oleks ta võinud jätkata vallutamist, aga mingi hetk tema sõjamehed lihtsalt ütlesid, et kuule, Aleksander, palun lähme koju, me ei jaksa enam. Nad olid selleks hetkeks juba umbes 10 aastat kodust eemal olnud ja lihtsalt marssinud ja vallutanud võõraid maid. Nad ei olnud saanud puhata, nad ei olnud saanud nautida oma võitude vilju, rääkimata sellest, nad ei olnud saanud kodus käia. Aleksander lihtsalt kihutas kogu aeg edasi. Aga nüüd neil sai kõrini sellest asjast. Aleksander oli nagu, et ma tahan veel vallutada. Ja tema sõdurid olid nagu, et Aleksander, meie ei tule enam sinuga kuhugi, kui sa niimoodi jonnid. Ja Aleksander pidi lõpuks leppima sellega. Aga ikkagi, selleks hetkeks, kui Aleksander oma vallutused lõpetas, oli ta kõigest 30 aastane, minust noorem. Ja ta oli lühikese ajaga enda võimu alla vallutanud meeletult suure impeeriumi, ühe suurima, mis on maailma ajaloos olnud. Ja polnud kaotanud mitte ühtegi lahingut. Ta läks sealt India piirilt laevaga tagasi Babyloni, mis oli olnud kunagi Babyloonia kuningriigi pealinn, siis vahepeal üks Pärsia impeeriumi pealinnadest ja nüüd tegi Aleksander sellest oma impeeriumi pealinna. Ja ta tahtis, et tema impeeriumis sulaksid kokku kõik kõige paremad jooned ühelt poolt Kreeka Makedoonia ja teiselt idamaade kultuuridest. Ja selleks ta võttis näiteks endale mitu Pärsia naist ja korraldas sihukese massabielu. Mis see tähendab? Ta lasi 10 000 oma sõduril abielluda Aasia neidudega, et luua sihukseid segaperekondi, kes hakkaksid seda uut suurriiki valitsema. Aga aastal 323 enne Kristust, kui ta oli kõigest 33 aastane, Aleksander suri ootamatult. Mitte kangelaslikult kuskil lahingus või midagi sellist, vaid ta suri palavikku. Okei, see kõlab hädisemalt, kui see on. Siiamaani ei teata, mis tema surma põhjustas. Võib-olla ta mürgitati kreeklaste poolt, kellele ei meeldinud, et ta oli hakanud valitsema oma riiki nagu Pärsia kuningad. Võib-olla tabas teda mõni viirushaigus. Praegu, kui ma seda videot teen, möllab maailmas ikka veel koroonaviiruse epideemia. Tollal olid sellised viiruste puhangud palju sagedasemad ja inimesed olid ka palju abitumad. Nad ei osanud end nende vastu kaitsta või end ravida. Nii et Aleksander oli surres 33 aastane. Tal olid küll mõned lapsed, aga mitte ühtegi, kes oleks olnud valmis tema impeeriumi trooni pärima. Ja mis te arvate, mis pärast tema surma sai? Tema väepealikud hakkasid omavahel kaklema, et kes saab Aleksandri järel riigi valitsejaks. Kõik olid umbes nagu, et mina olin Aleksandri parim sõber. Ei, mina olin. Ei, ta pärandas oma riigi minule. Ja siis nad hakkasid kaklema ja üksteiselt tema surnu keha varastama ja siis järgnes 10 aastaid kodusõdasid nende väepealike vahel. Ja nende sõdade tulemusel jagunes Aleksandri riik mitmeks väiksemaks riigiks, millest iga ühte hakkas valitsema mõni väepealik, kes kuulutas end kuningaks. Näiteks Egiptus jäi väepealik Ptolemaiosele ja edaspidi valitsesid Egiptuse vaaraodena Ptolemaiose järeltulijad. Kõigis neis riikides kujunes nii, et neid valitsesid Kreeka või Makedoonia päritolu valitsejad ja ülemkiht olid ka peamiselt kreeklased, aga lihtrahvas olid siis kohalikud, egiptlased, pärslased, babüloonlased, midagi sellist. Neil valitsejatel oli väga suur võim oma rahva üle, neid kummardati jumalatena, ehk siis mõnes mõttes need riigid sarnanesid pigem vanade idamaade kui Kreeka poolistega. Näiteks Ptolemaiost ja tema järeltulijaid kummardati vaaraodena, ehk sisuliselt elavate jumalatena. Ja tuletan meelde, mille poolest see erines Kreeka poolistest. Seal enamasti ei olnud kuningaid, eks ole, vaid oli rahva koosolek, erinevad ametnikud. Isegi kui oli aristokraatlik linnriik, siis võim ei olnud ühe inimese käes ja kedagi ei peetud jumalaks. Ehk siis mõnes mõttes võib jääda mulje, et Aleksandri vallutused ei muutnud tegelikult mitte midagi. Ta lihtsalt tegi ühe tohutu sõjaretke, hävitas Pärsia impeeriumi, vallutas suured alad ja siis suri, aga nendes vallutatud maades läks elu edasi nii nagu vanasti. Tegelikult need vallutused muutsid küll, päris palju muutsid. Aleksandriga tuli idamaadesse kaasa palju kreeklasi ja makedoonlasi. Ja nad jäidki sinna elama. Ja Aleksander asutas sinna idamaadesse ohtralt uusi linnu. Kusjuures neid oli kümneid ja kümneid linnu. Kõigile pani ta nimeks Aleksandria. No on ikka ego mõnel mehel. Ja ühele linnale pani ta nime oma hobuse Bukefalose järgi. See sama hobune, kelle ta lapsena taltsutas. Pani linnale nimeks Bukefala. Nii nendes uutes kui ka vanades linnades hakkas elama palju kreeklasi. Ja kreeka keelest sai kogu selle piirkonna ühine keel. Kuigi seal elas sadu erinevaid rahvaid ja pärast Aleksandri surma oli juba palju erinevaid riike. Ja mõnes mõttes võib isegi öelda, et sel ajal polnud enam kõige tähtsamad kreeklaste linnad Kreekas, vaid näiteks Aleksandria Egiptuses. Ühesõnaga kujunes selline segukultuur, mida nimetatakse
hellenistlikuks kultuuriks, sest see oli mõnes mõttes hellenite pärane. Ja perioodi Aleksandri surmast kuni selleni, kui roomlased selle ala vallutasid, nimetatakse hellenismi ajastuks. See oli siis umbes 3. kuni 1. sajand enne Kristust. Ja nüüd, enne kui ma võtan kokku põhilised faktid, mis siit võiksid meelde jääda, tuleme tagasi selle algse küsimuse juurde. Miks oli Aleksander Suur nimega Suur? Mõtlesite järele? Võib täitsa pausile panna ja mõelda, sest lõppude lõpuks minu eesmärk ei ole ju teile fakte ette laduda, te võiksite ise ka aru saada ja see võiks teile meelde jääda. Ja kõige paremini õnnestub see siis, kui te ise mõtlete ja pusite. Ja siis vaatate, mismoodi mina sellele küsimusele vastaksin või mis mina arvan. Ja teate, mina vastaksin niimoodi. Alustuseks, see Suur ei ole perekonna nimi, eks ole. See on hüüdnimi, mille ajaloolased on Aleksandrile andnud. Aga miks nad siis andsid sellise nime? Kas äkki seepärast, et ta oli väga suurt kasvu? Ei, minu teada ta oli täiesti tavalist kasvu oma aja kohta. Muuseas, kui te ajalugu edasi õpite, siis te ilmselt märkate, et neid inimesi, kellele ajaloolased on sellise hüüdnime andnud, on tegelikult veel. Näiteks Karl Suur, Peeter Suur, Katariina Suur ja nii edasi. Ja kõiki neid ühendab see, et ajaloolased hindavad neid tähtsateks ja edukateks valitsejateks. Sellisteks, kes rajasid suure ja tugeva riigi ja mõjutasid seda kaudu väga palju maailma ajalugu. Nii et see Suur tähendab mõnes mõttes nagu Aleksander tähtis. Ja kui te panite tähele, siis meil on siin ju terve üks video ühest inimesest. Varem pole sellist olnud, nii et tõesti tähtis tegelane. Aga nüüd on küll aeg kokkuvõtteks. Esiteks, 4. sajandil enne Kristust tugevnes Kreekast põhja pool asunud Makedoonia riik, mis lõpuks vallutas Kreeka linnriigid. Teiseks, aastal 336 enne Kristust sai Makedoonia valitsejaks Aleksander, kes tungis sõjaväega Aasiasse ja vallutas kõigest 10 aastaga kogu Pärsia impeeriumi. Hiilgavate vallutuste tõttu nimetatakse teda Aleksander Suureks. Kolmandaks, aastal 323 enne Kristust Aleksander Suur suri ja tema impeerium lagunes. Selle asemele tekkinud riike hakkasid valitsema tema väepealikud. Paljudele Kreeka linnriikidele omase demokraatia asemel olid nendel riikidel ainuvalitsejad. Neljandaks, Aleksander Suure vallutustele järgnenud sajanditel kujunes tema vallutatud aladel hellenistlik kultuur, mis oli segu hellenite ja idamaade kultuurist. Aitäh vaatamast ja kohtumiseni!